Jätkame jumalakartuse teemaga. Eelmistes kõnedes selgitasin, et jumalakartus väljendub tema esimesest käsust kinnipidamises. See esimene käsk on toodud 2. Moosese raamatu 3. salmis, kus Jumal ütleb: sul ei tohi olla teisi jumalaid minu palge kõrval. See on jumalakartus. See asetab Jumala tema õigustatud kohale, andes talle esikoha kõigis meie eluvaldkondades, laskmata millelgi muul tulla Jumala ette, asetamata kunagi midagi muud Jumalaga samale tasemele. Selline suhtumine Jumalasse meie elus on jumalakartus. See on esimese, kõige olulisema käsu täitmine. Vaatasime ka jumalakartuse praktilist avaldumist nii Jeesuse elus kui algkogudustes, nagu seda kujutati Uues Testamendis. Jesaja 11. peatükis antud prohvetlikus kuulutuses nägime, et Jeesuse võidmine püha vaimu poolt, mis tegi temast messia, kulmineerus jumalakartuses. Ja siis lisatakse, et ta tunneb jumalakartusest rõõmu. Niisiis leiame, et jumalakartus on heaks kiidetud, kui tohib seda väljendit kasutada nii Jeesuse olemuse kui püha vaimu töö kaudu. Need kaks saavad kokku haripunktis Jeesuse jumalakartuses ja siis algkirikus, kus öeldakse, et nad kõndisid jumalakartuses ja püha vaimu trööstis ja seda tehes neid õnnistati, kasvatati ja paljundati. Täna vaatleme jumalakartust nii, nagu seda on kujutatud psalmide raamatus. Leiame sealt mõned kõige imelisemad hüved ja õnnistused, mida piibel pakub. Pöördume kõigepealt 2. psalmi 11. salmi juurde, mis ütleb järgmist ja see on tegelikult adresseeritud maavalitsejatele. Teenige issandat kartusega ja rõõmutsege värisemisega. Leiame sealt paradoksi, mida oleme juba jutu sees mitu korda märganud, hirmu ja rõõmu vahelise suhte. Teenige issandat kartusega ja rõõmustage värisemisega. Rõõmustamine oleks justkui hirmu ja värisemise vahele pakitud. Loomuliku mõistuse jaoks ei ole selles erilist mõtet. Loomulik mõistus ütleb, kui mul on hirm, siis ma ei saa rõõmustada. Või kui ma rõõmustan, siis pole hirmul kohta. Aga vaimses sfääris see nii ei toimi. Vaimses sfääris Jumala kartus hoopis vabastab rõõmu. Ja ilma Jumala kartuseta on meie rõõmustamine väga pinnapealne ja üürike. Niisiis me õpime sellest 2. psalmi kirjakohast taas, et vaimne turvalisus seisneb ühelt poolt Jumala kartuse ja teiselt poolt issanda üle rõõmustamise vahelises tasakaalus. Ja lubage hoiatada, et kui te kunagi Jumala kartusest eemaldute, siis võite püüda õnnelik olla. Te võite püüda rõõmustada. Te võite püüda saada vaimseid kogemusi, aga see saab olema madal ja see jääb üürikeseks. Selleks, et anda meie rõõmule issandast sügavust ja tõelisust, on vaja Jumala kartust. Seda nägime juba algkoguduse puhul, mida vaatasime eelmisel korral. Vaatame uuesti kirja kohta Apostlite tegude 9. peatüki 31. salmis, kus autor ütleb: nüüd oli kogudusel tervel Juuda, Galilea ja Samaaria maal rahu end üles ehitada ja käia issanda kartuses ja see üha kasvas püha vaimu julgustusel. Jälle seesama paradoks, issanda hirm ja inimese julgustus püha vaimu poolt. Mõistus ütleb, kui on hirm, kus on julgustus? Kuid vaimses valdkonnas see ei tööta niimoodi. Vaimses vallas saavad lohutust need, kes kõnnivad Jumala kartuses. Jumal ei lohuta meid siis, kui oleme enesega rahul, kui võtame ohjad enese kätte, kui soovime juhtida oma elu issanda tahtest hoolimata. Jumal võtab oma lohutuse tagasi. Seega on meil paradoks. Jumala kartus, püha vaimu lohutus, rõõm, kuid värisemine. Ja siis vaatame edasi 19. psalmi 9. salmi, mis ütleb nõnda. Issanda kartus on puhas, see kestab igavesti. Pange tähele, et Jumala kartusele ei ole kunagi lõppu. See on Jumala püsiv nõue ja Jumala püsiv pakkumine. Ebaküps kristlane võib siinkohal öelda, et kui ma tõesti küpseks saan, pole Jumala kartusel enam ruumi. Uskuge mind, kui miski kehtib, siis see, et see töötab vastupidi. Mida kaugemale te küpsuses jõuate, seda teadlikumad olete Jumala kartusest. Nii et Jumala kartus kestab igavesti. Ja siis öeldakse, Jumala kartus on puhas. See on ilus avaldus. Jumala kartuses on puhastav jõud, mis hoiab meid patu ja selle maailma saastumise ja rüveduse eest. Maailm, milles me elame, on väga saastunud maailm. Me räägime tänapäeval palju reostusest ja seda füüsilises valdkonnas. Aga palju hullem on saastatus vaimses sfääris. Nii palju sellest, mida me kuuleme, nii palju sellest, mida me loeme, nii palju sellest, mida me meediast vaatame, paljugi sellest, mis meid töökohas või kus iganes ümbritseb, on ebapuhas. See on räpane. See lõhub meie moraalset olemust. Meil on vaja midagi, mis meid kaitseks, meid selle saastumise eest hoiaks. Psalmist on juhtinud meid Jumala anni nägemisele.
Issanda kartus on puhas, see kestab igavesti. Vaatame nüüd pisut kaugemale. Psalmide raamatust psalm 34, psalmid 11-14, kus psalmist ütleb pühast vaimust inspireerituna ja tõesti kõneledes Jumala ja püha vaimu nimel. Tulge lapsed, ja ma arvan, et see on suunatud Jumala lastele. Tulge lapsed, kuulake mind. Ma õpetan teile Issanda kartust. Kes aga oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve, hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast. Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga. Nii räägib püha vaim pühakirja kaudu Jumala lastele ja see toob esile äärmiselt olulised jumalakartuse tunnused. Esiteks, seda tuleb õpetada. Püha vaim ütleb, ma õpetan teile Issanda kartust. Kui me ei taha, et meid õpetataks, kui meil on tõrges vaim ja õpetamatu hoiak, kui me ei ole nõus vastu võtma nõuannet ja noomimist, nagu inimesed õpetussõnade esimeses peatükis, kes keeldusid tarkuse kutsest. Kui me ei taha, et meid õpetataks, siis me ei saa Jumala kartust vastu võtta. Teiseks toob psalmist välja ühe olulise punkti. Meie elu esmane valdkond, kus Jumala kartus avaldub, on meie keel. Hoia oma keelt kurja eest. Inimene, kes ei valitse oma keelt, ei kõnni Jumala kartuses. See avaldub sõnades, mis on hästi valitud ilma liialdusteta, ilma rumaluseta, ilma kergemeelsuseta. Selle inimese, kes kardab Jumalat, keele kaudu väljendub omamoodi pidulikkus. Kolmas välja toodud omadus on see, et Jumala kartus ei jäta ruumi kompromissile kurjaga. See ütleb, eemaldu kurjast ja tee head. Ja neljas omadus on see, Jumala kartus pakub meile elu, palju päevi, et me näeksime head. Psalmide ja õpetussõnade raamatus on pidevalt rõhutatud, et Jumala kartus annab meile elu. Hea elu, pika elu, palju päevi. Lõpuks avame psalmi 128 ja loeme 4 esimest psalmi, mis annavad meile kauni pildi mehest, kes kardab Issandat ja kõiki tema õnnistusi. Psalm 128, psalmid 1-4. Õnnis on igaüks, kes kardab Issandat, kes käib tema teedel. Sa sööd siis oma käte vaevast, sa oled õnnis ja su käsi käib hästi. Su naine on nagu viljakas viinapuu su maja nurgas, su pojad on nagu õlipuu võsud su laua ümber. Vaata, nõnda õnnistatakse tõesti meest, kes kardab Issandat. Mida kõike hõlmavad õnnistused? Õnnistus mehele, õnnistus tema tööle, õnnistus kodule, õnnistus tema naisele, õnnistus tema lastele. Õnnistused ja õitseng on teie päralt. Kõik need tõotused on antud inimesele, kes kardab Jumalat ja kes kõnnib Issanda teedel. Soovitan teil lugeda neid pühakirja kohti, mida oleme täna vaadanud. Võite neid ikka ja jälle üle vaadata ja nende üle mõtiskleda, kuni need muutuvad osaks teie elust.